Tere! Mina olen kirjanik Tiia Navi ja räägin teile täna ühest lasteraamatust. See on raamat väikesest kimalasest. Ma olen kevaditi ikka oma rõdule lilli istutanud ja kord panin maha lilloa seemned, mille olin saanud oma emalt. Lilload kasvasid pikaks, mähkusid ümber rõdupostide, hakkasid õitsema ja magusat lõhna levitama. Ja nii juhtuski, et mu rõdule maandus külaline, väike, triibuline, sametine, kimalane, kes peadpidi õitesse puges ja magusat nektarit otsis. Ta oli üldiselt väga rahumeelne tegelane. Ma harjusin kimalase külaskäikudega ja hakkasin neid isegi ootama. Umbes samal ajal idanes mu peas mõte kirjutada lastele raamat kimalasest, kes tulutult ringi tiirutab, sest kõikjal on igav liiv ja tühi muru. Nagu teada, elurikkus meie maamunal ja seega ka inimkonna püsimajäämine sõltub suures osas ka sellest, kas tolmeldajatel meie ümber on toitu ja puhast keskkonda. Raamatu kirjutamine on kummaline asi. Osa kirjanikke teab täpselt, millest raamat tuleb. Raamat on neil juba peas valmis. Mina raamatut kirjutama hakates ei teadnud, kuidas see lugu lahti rullub. Aga ma uurisin kimalaste kohta. Küsisin ühelt oma sõbralt, kes ongi juhtumisi kimalase uurija, et kas näiteks kimalase jalgade kohta võib öelda ka kuivad. Selgus, et parem on seda mitte teha. Aga kuna ma tahtsin kordusi vältida, siis ma pean tunnistama, et aeg-ajalt kasutasin oma kirjanduslikku vabadust. Ja kui ma neid materjale uurisin, siis ma avastasin veel mõndagi põnevat. Näiteks seda, et teadlased on välja uurinud, et kimalane võib mõjutada seda aega, millal taimed õitsema hakkavad. Kui kimalane tahab taimelt õietolmu korjata, aga taim veel ei õitse, siis ta hammustab taime lehte. Tehti katse. Kimalaste puuri pandi taimi, mis ei olnud veel õide puhkenud. Ja ei läinudki kaua aega, kui kimalased lõid oma suised taimelehtedesse. Ja mis juhtus? Näiteks sinepitaimed hakkasid õitsema 14 päeva tavapärasest varem, tomatitaimed aga lausa 30 päeva. Kimalased teadaolevalt ei tantsi, küll aga on teada, et mesilased tantsivad. Kui mesilane leiab koha, kus on palju lilli või õitsvaid taimi, siis lendab ta tagasi tarusse ja annab sellest teistele mesilastele oma kehakeelega märku ehk tantsib. Tantsu käigus näitab ta oma tagakehaga ette, millises suunas tuleks lennata ja keha vibreerimine annab teistele teada, kui kaugel lilleväli on. Nii et putukate maailm on äärmiselt põnev. Veel lugesin ma kirjutamise käigus vihmatantsu kohta. Teadupärast sõltusid meie kauged ja mitte ka nii väga kauged esivanemad ilmast. Ja et seda mõjutada, kasutasid nad maagilisi rituaale. Kui põud kestis pikka aega, paluti taevastelt vägedelt vihma. Tantsiti vihmatantsu või lauldi vihmaloitse. Osa neist rituaalidest on meie kollektiivses mälus siiani olemas ja kuuldavasti tantsiti vihmatantsu viimati näiteks Austraalias. Vihmaloitsudel või vihmatantsul on oma osa ka praeguste loojate repertuaaris. Näiteks on ansamblil Kreip üks tore lugu vihmaloitsimisest, mille sõnad pärinevad rahvaluulest. Ja nii saidki mu raamatus ootamatul kombel kokku putukate maailm, taimede maailm ja vanarahva kombed. Kunstnik Regina Lukk-Toompere on joonistanud imearmsa kimalase, kellele kaasa elada ja rikkaliku taimede maailma tema ümber. Nii mina kui Regina usume, et selleks, et kogu see rikkus maamunale alles jääks, on vaja loodust meie ümber tundma ja armastama õppida. Ja mis oleks selleks parem kui üks lasteraamat, mis on põnev ja õpetlik ühtaegu. Niisiis soovin teile toredat kooslugemist koos oma lastega.